Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Mootorid mürisevad täna Kose Risti krossirajal. Vaatamata sellele, et väljas on rohkem kui 15 kraadi külma, tehakse algust Eesti talikrossi meistrivõistlustega ja kohal on päris arvestatav arv võistlejaid. Nii et tere tulemast mootorite maailma! Kose automotoklubi ettevalmistustöö oli igati tasemel. Kiidusõnu ütlesid nii võidusõitjad kui pealtvaatajad. Peakohtunik Sulev Murumaa juhtis võistluspäeva väga sujuvalt ja nii ei tekkinud erinevate klasside vahel mingeid pause. Igal juhul need, kes kohale tulid ja külma trotsisid, ei kahetsenud. Täna jällegi on 100 osavõtjat peale 100 osavõtja. Eelmisel aastal oli umbes sama arv. Võistlus on korraldatud, ilusti korraldatud, rada on lükatud, tingimused on head. Kes tahab sõita, võimalus nagu sõita ja kes ei tule, see ei tule. Aga 100 võistlejat tänaseks päevaks, ma arvan, et see on täiesti rahuldav tulemus. Ja huvilisi on ka päris palju laad. Tundub kogu huvilisi, jah, et on ka korraldaja reklaami teinud ja et on ka selles mõttes neid inimesi, kes on tulnud ka pelgalt pealt vaatama talikrossi ja kindlasti siin on, mida täna vaadata. Kõige nooremad, kes sõitsid karikavõistluste sarjas, olid rajale minemas väikesel ringil. 50 kuubikuliste esimene sõit oli väga põnev. Finišis edestas Marcel Peldes Andren Kaju vähem kui sekundiga. Teises stardis oli Marceli ülekaal juba kindlam. Mõlemal korral oli kolmandana finišis Kent Lusenberg. 65 kuubikulistel oli ajasõidu parim Henri Vesilind, kuid esimeses stardis andis talle kõva lahingu Kairo Katkosilt, kes saigi ülinapi võidu. Poiste vahe oli finišis vaid 0,4 sekundit. Teises stardis oli Henri Vesilind juba palju kindlam ja 16 sekundile edu tagas talle etapi võidu. Mõlemas sõidus oli kolmas Robert Saun, kes teises sõidus jäi Kairost maha veidi üle 2 sekundi. 30 sekundi sees oli lõpujoonel koguni 6 poissi ja ühtekokku oli külmale vaatamata rajal 17 noort võidusõitjat. See annab lootust. Kuidagi tuleb ju neid noori stimuleerida võistlema, et midagi ju peab tegelikult ju nendele ka pakkuma. Nüüd Eesti meistrivõistluste klasside juurde. Esmakordselt kuuluvad selles arvestusse ka miniklassi sõitjad, kes juba paar hooaega on osavõtjate rohkusega tõsist tähelepanu äratanud. Stardi eel valitses elevus, sest kindlat liidrit ei olnud, selle klassi valitseja Henri Remma joonele ei tulnud ja nii oli troon vaba. Kvalifikatsioonis olid 3 kiiremat sõitnud 0,6 sekundi sisse. Parima stardikoha sai valida Raimond Reitel. Freetime Racingu tsikkel töötas suurepäraselt ja mõlema stardis tulid temalt ka kiiremad ringid. Korraks juhtis võistlus ka üllatusmees Raiko Käär, kuid avasõidus jäid temast ette nii Raimond Reitel kui kehva stardi teinud Martti Lepik. Ka teises stardis sai Reitel napi võidu, seekord Sten Salujõe ees, kes avasõidus oli alles 10. Ülekaalukas etapi võid seega Reitelile, võrdsed punktid kogusid Mart ja Marko Lepik ning Raiko Käär ja vaid 2 punktiga kaotab neile Sten Salujõe. 85 kuubikuliste ajasõidus lõi tegelikult häirekell ja selle helistajaks oli leedulane Dovidas Karka. Juba oma kiirema ringiga lõi ta meie poisse üle 3 sekundi. Võidusõidus oli tema ülekaal juba mäekõrgune. 12 minuti jooksul jäi järgmine eestlane Rait Kaimer temast maha 24 sekundiga. Kolmas oli Hans Priidel. Sama pilt püsis ka teises sõidus, siis leedukas aga katkestas ja kindel võitja oli nüüd Rait Kilmer. Teine Hans Priidel ja kolmas Hardi Roosjorg. Mehed tulid rajale ühises stardis ja oodatult oli ajasõidu võitnud Martin Leok. Põhikonkurent on ikka Andre Luspo, et siin ühe masinarassi mehed. Aga siis ma vaatasin siin, et ma teadsin juba, et see Kristinov on vana stardilävi, et ta kindlasti hakkab seal mingis kaarte mängima seal ees. Ja siis ega siin TMX2 kutid ikka päris kõvad osad siin, et Elari Talu ja Ranna Ruusna hakkas nüüd jälle sõitma. Nende tuleb kindlasti silma peal hoida, et ei tohi neid noori poisse alla hinnata. Räpinamees Andre Luspo oli pärast kvalifikatsiooni veidi mures, kohe kuuleme miks. Ma ei ole just üks kõige lemmikumatest, aga sõidetav, täiesti sõidetav. Mis probleemid siis siin on? No, ma ei tea üldse, kuidagi ei tule siin nii hästi. No. ei tea. On siuke kahtlane. Suvel eriti kui kivine, siis ei saa üldse hakkama.
Juhul kui ilmastik lubab, siis järgmine sõit tuleb sinu kodurajal. Täpselt nii, see on juba paist parem rada. Kellel siin täna kõige suuremad šansid on, mis sa arvad? Midagi, Martin sõidab päris kiirelt ja Rannar on tagasi ja miks seda näha, kuidas kutid lasevad. Mis koha peale välja lähed? No ikka top 3 ikka kindlasti. Teine või esimene isegi. Eks näha olla, kuidas läheb. Ajasõidus olid temast nobedamad olnud ka MX2 klassimehed Rannar Uusna ja Elari Talu. Sealjuures oli Rannar pärast vigastuspausi jõudnud teha vaid 3 tsiklitreeningut. Ma olen nüüd 3 päeva saanud sõita, juba 4 kuud väga trenni teinud, et küll võtab aega, et nüüd üritan vähe sõidus vähe sooni muuta ja tempot üles tõsta, et ma hommikul võtsin vähe rahulikult, et päris külm oli, et ei tahtnud päris ära külmetada kohe. Elari Talu oli ajasõiduga rahul, sest kiiruse näljas juuniorid jäid seekord selja taha. Võrreldes sellega, et pole nii kaua sõitnud, et naelte peale siia otse, siis võib rahule jääda. Kui suur vahe see on nüüd selle suvise ja talvise sõidu vahel, et mõned mehed nagu pelgavad talvist sõitu natukene? Eks ta natuke tahab ikka harjumist saada, et see tunnetus kätte saada, kuidas ta libiseb ja suurt vahet tegelikult ei ole, et rada on muidugi siledam ja lihtsam, aga mõnus. Stardikoht on sulle päris hea? Jaa, pole viga. 2 tükki eespool saavad valida, et stardipuu on suur ja lai, ruumi on. See rajalik on möödumiskohti ka? Üsna raske on tegelikult talvel mööduda, et nagu põhijälg sõidetakse puutaks ja kõrvalt on lumisem, et siis on libedam, aga kindlasti leiab me. Mis koha peale välja lähed? No eks ikka esikoha peale. Seega võidumõtted olid peas koguni 4 mehel. Nii-öelda vanaaegse stardis, kus käskus anti lippudega, tavadas kõik üle veteranide klassis sõitev vanameister Andres Kestinov ja vähemalt algul olid kõik ülejäänud tema lumetolmus. 1,6 kilomeetri pikkune ring oli peagi läbitud ja Martin Leok temale omases rahulikus stiilis kindlalt liidri kohal. Stardis sain teisena minema, vanameister Kestinov oli ees, et ta pidi ikka väike mõtlema, kus kohast mööda minna alguses. Aga esimene ring sai mööda kohe ja siis võtsin ühtlast vahet teise kohaga, Andre Luspoga ja nii läkski lõpuni. Kui Andre Luspo ja Rannar Uusna olid oma koha välja sõitnud, siis Elari Talu esimese ringi vääratus tegi talle elu raskemaks ja vaatamata 3. ringi ajale tavasõidus esikuuikusse enam ei jõudnudki. Juunioridest sõitis väga sitkelt Henri Roosiorg, finišis oli ta üldjärjestuses 4. Martin Leoki nimele jäi ka avasõidu parim ringiaeg, lõpuks oli edu Andre Luspoes veidi üle 7 sekundi. Oli raskeid kohti ka? Mõni koht oli ikka päris siuke, lähed siis ikka mõtled, et nüüd peab kinni hoidma kõvasti, et ei tohi ühtegi apsu teha mõnes kohas. Aga muidu talvel sõit on ikka nagu ei tohi rapsida ja rahulikult lasta, peenega. Silega maa pealt tulnud Andre Luspo ütles, et see on siin väga raske rada, mis sina ütled Koseraja kohta? No ütleme niimoodi, et väga raske ei ole, et kestvused on kestvuskrossid on natuke isegi raskemad kui siin. Teises stardis pingutasid mehed täpselt nii palju, kui koha hoidmiseks vajalik. Martin Leok hoidis kõik 9 ringi liidri kohta, kuid kiirema ringi tegi hoopis tema selja tagant Rannar Uusna. Kuidas sa siis selle vormi uuesti kätte said, mis nipid seal on? Eks ma tahaks tänada Sportlandist Helikot, et olen käinud tööl, et aga olen saanud teha Audenteses Hans Kiisa juures trenni, et ma arvan, et vorm on päris hea, et nüüd tuleb vist käsi pidama saada, et see oleks päris hea. Vaid mõni kümnendik oli parima ringi võrdluses aeglasem olnud Andre Luspo, kes lõpetas 3. 4. oli Elari Talu, 5. parim juunior Rain Koch. Parimal ringil oli neist mõlemast kiirem juunioride teine Henri Roosiorg. Juunioride klassi etapivõidu sai temaga võrdsed punktid kogunud Rain Koch. 3. oli Gert Pääbo, 4. Priit Piine, keda oli raja kõrvalt ergutamas ka kardisõitjas sõber Fred Alliksa. Mis mulje asfaldimehel jätab motokross? Siukse hüppelise ja konarliku mulje, et sõit oli iseenesest nagu normaalne, aga vähe siuke kehv koht oli, aga eks ta näitab endast finaalis paremat sõitu. Õige, alati peab paremaks minema. Aga nüüd räägi, Fred, oma plaanidest. Et alustan TD2 hooajaga, et nüüd esimene sõit on kohe, see reedel sõidan ära Hispaaniasse Campillosesse, et
esimene sõit välistiimiga ja eks näis, kuidas meil koostöö sujub ja nii edasi. Sa väikese luur oled selle Seppersi meeskonnaga juba teinud, et need on tegijad mehed? Ja absoluutselt, et neil on ikkagi see tehnika pool on suurem, kui me suutsime seda võimaldada ja et saame rohkem tehnikat seal proovida katsetada Campilloses ning eks näis. Aga juuniori klassis TD2 üleminek, kas sa kardad ka natuke seda? Ei, absoluutselt, sest eelmise aasta lõpupoole suutsin seda isegi nagu häid tulemusi isegi enda jaoks näidata, et ma usun, et ma suudan TD2-s teha head tulemust. Ega sellepärast veel Eesti meistrivõistluste etapid sa sõitmata ei jää? Ei jää, et kui jääb, siis jäävad ainult Balti sõidud jätmata, aga Eestikaid ma ikka üritan sõita. MX2 klassi etapivõitja oli Rannar Uusna, teine Elari Talu ja kolmas Tanel Rauk, seda kõik võrdsete punktidega. Martin Leok lisas etapivõidule veel ka kestvusklassi esikoha. Kestvusel peab ikka eelmine nädal mõõdakul, see oli natuke lumine, et seal pidi ikka valima sooni, kus sa lähed, aga siis siin on nagu ühtlane hea pinnas, et rada on hästi ette valmistatud muidugi, et ühtegi suurt lume kohta ei ole, kust nagu saab eksida midagi. Et rada on hea, ilm on hea, nõksa külm on, aga elab üle. Ütle nüüd seda, et talikrossil on nüüd osavõtjate arv on vähe kokku tõmmatud, et kas mehed pelgavad talvesõitu, on seal nii suur vahe suvise sõiduga? Eks muidugi rahakott mängib suurt rolli talvel, et keegi ei taha ise kaotama tulla kindlasti, et ükski inimene tuleb võistlema sellepärast, et kaotada ja kõik tahavad olla parimad, et uued naelad tahavad alla panna või võistleks, aga tänapäeval see rehvid on nii kalliks ära läinud, et suht rahakoti peale hakkab. Aga noh, eks muidugi Pakana teeb oma töö, aga talvel muidugi suusatud maratonid ja kõik asjad, muud huvid on ka, et kui suvi on see õige motokrossi aeg. Leokütel on selline start olnud alati nõrk koht, et kas peab minema Kristiino juurde kooli? Ei tea, mis midagi ette võtma sellega, et Taini peab kogu käes kinni võtma ja rääkima, et kuidagi ei saa, aga ise on sama asi. Võid proovida küll nüüd starti harjutada, kõik asja teha, aga ei tule. Iga mees, kes stardi puuda kanna, starti ära võita, see on nagu üks kindel eesmärk kõigil. Võistluspäeva viimaseks stardiks tulid rajale külgvankrid ja tuleb kohe märkida, et osavõtjate rivi oli meeldivalt pikk. Ajasõidus oli parimad olnud Tanel Reesna, Ruslan Talf, sealjuures 4 sekundi sisse mahtus koguni 4 paari. Talikrossidel nii pikk korvide rivi, see teeb vist osavõtjatele rõõmu? Ikka teeb jah, et kuidagi kõik mehed alguses ei pidanud kedagi tulema, aga nüüd on kuidagi väga tõsiselt kõik võtnud ja et osalejaid on palju, selle üle on nagu siiralt hea rõõm. See külm mehi ei heiduta üldse? Ei, praegu ei ole külm. Sul on külm või? No, mul natuke on, ütleme niimoodi. Aga vaatan praegu seda ajasõidu protokolli, et ühel ringil olite järgmisest meestest üle 3 sekundi üle, mis see tähendab? Ma ei tea, äkki juhtus lihtsalt nii. Ma ei oska öelda. Ma ei tea. See tähendab seda, et sa saad sõiduks ikka väga hea positsiooni valida? No jah, aga ma ei tea, siin on see lipuga variant on, et eks siin saab Greensilma kõvasti teha, et eks see näha ole, aga ma ei tea. Eks ma otsin mingi liivase koha. Nii on vist õige. Aga kas korvimeestel ikka niisuguse kohti on, kus mööda ka saab sõita? Ikka, muidugi. Igal pool. Alati ega pole ühtegi rada, kus mööda ei saaks. Ise ei oska minna muidugi. Sama stardil ikka väga suur tähtsus, jah? No ikka, muidugi, jah. Iga siingi on, et ega meil on ju naelrehvideta sõit, et puhaste lamellidega on, et kui esimesed ringid on pidamine hea, aga ütleme, hiljem on juba puhas meelitamine igal pool jää peale. Siis meelitage hea koht välja. Okei, aitäh. Stardis kavaldasid kõik üle 4. aja saanud Urmas Sugasepp ja Veiko Parksepp. Nendele kuulus ka esimese stardi parim ringiaeg ja sõiduvõit. Seda 2,5 sekundise eduga Reesna Talfi ees. Kolmandad olid Ülar Karing, Juhan Paapster. Teises stardis Reesna Talf enam ei vääratanud ja võtsidki kindla võidu. Sugasepp Parksepp said ülinapi võidu Madis Maantee, Siim Morkriki ees. Needsamad 3 paari olid ka parimad avaetapi kokkuvõttes. Sellised olid sündmused Eesti talikrossi meistrivõistluste tänasel päeval. Kas talv lubab sõita veel ka teise etapi, seda näitab lähitulevik. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast Mootorite maailmas, kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head!
Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.